Nii. Anna täiega. Nagu alati. Enne kõike seda üks hingetõmme ja võite koos minuga seda teha. Nii, alustame. Nii. Kus me siis tänase päevaga jõudnud oleme, kuhu me oleme jõudnud ja mis meie ümber sünnib ja meie sees ka. Sellega seoses, mis meie ümber sünnib. Niiviisi. Inimesed, tundub, et inimesed on hakanud maailmas juba ära väsima sellest kõigest, mis toimub, eriti selle aatomipommi hirmuga. Et ei teata enam, mida ette võtta. Midagi on väga valesti. Keegi ei tea enam, mis toimub. Mis saab maailmast, mis saab inimkonnast ja nii edasi. Niiviisi. Aga sellest ei tohi keegi valjusti rääkida. Ikka veel ei tohi. Sellepärast, et hiljaaegu me olime kõik maskide all, pandeemia toimus meil ja me oleme siiamaani õppinud vait olema iga asja peale, ükskõik mis toimub, mis juhtub. Aga tundub, et täna hakkavad asjad natukene kiiremini liikuma ja natuke paremini liikuma. Sellepärast, et kui me ei räägi mitte millestki, mis ümberringi sünnib, siis hakkab kõik, kogu maailm, meie inimeste maailm, see hakkab lagunema koost. Eks vaadel on hea mainida, et miski siin lõhnab sitasti. Ja, kõik, nii inimene kui ka tema jumalused, kõik hakkavad ära koost lagunema. Jäänud on ainult veel siis üks kuldvasikas, üks kindel asi, mis on inimestel olemas siin taskutes. Ja. Kellel on, kui palju ja mida, seda me keegi ei tea muidugi. Aga peale selle on olemas veel pommid, mis võivad ära hävitada mitte ainult inimesed, vaid ka kogu maakera. Ja inimesed on hakanud sellest siiski tasapisi pisut rohkem aru aga mida sa mõtled kuldvasika all, kas sa mõtled raha või telefoni või? Kuldvasikat ma mõtlen selle all seda, et inimestel on üks ainukene väga suur unistus hästi palju raha teenida, siis muutuda nagu jumaluseks, Kauka jumal, väga hea pealkiri oli ühel Eesti jutustusel, Kauka jumal. Tähendab, siis sa oled nagu jumal, kui sul on igal pool lossid, jahid ja nii edasi, ja sa oled jumal teistele inimeste jaoks ja kõik püüavad sättida oma elu sinu järgi ja see ongi ainus asi, mis on veel nagu jäänud sinna kuldvasikas. See kõlab rohkem nagu antijumal. Nagu? Antijumal. Tegelikult ta ongi antijumal, sul on täielikult õigus. See ongi antijumal. Ja mis oleks siis see õige jumal nii-öelda, tähendab, mis meid päästaks ära selle antijumala käest või aitaks meil neid väärtusi tagasi panna võib-olla. Et ma kirjutasin täna siis niiviisi, et oh armastus, sa magus, kallis mesi. Kuhu sa oled kadunud? Me ei leia sind enam kuskilt üles, mis saab nii meist ja meie järel tulijast või me polegi enam väärt kestma. Kas me siis kestame üldse edasi või on tulnud aeg teha teistele ruumi?
see on nüüd me suurim püüd. Tööta robot ja armasta ning oma uusi lapsi ikka sigita. Tähendab, antijumal viib meid loomulikult selle kõigeni välja. Sellepärast me teame ju väga hästi, kuidas tsivilisatsioonid on hukkunud, isegi Rooma tsivilisatsioon. Ja näiteks Kitais ka enam laps ei sünni juba küllaltki pika aja jooksul. Mitte ühtegi last. Hiinas. Hiinas, jah. Seal on mingi 1,5 last vist lubatud. Ja, aga nüüd ei sünni enam ühtegi sellepärast, et kui elu väga kalliks on läinud, kalliks läheb ja nii edasi, siis hädavavalt vanemad suudavad iseennast veel üleval kuidagi pidada normaalselt, aga enam ei suuda ka normaalselt iseennast üleval pidada, sellepärast, et me teame ju kõike, kuidas hinnad on kogu maailmas tõusnud. Kõik. Ma olen kuulnud, et Hiinas on see majanduslik olukord on suht hea, isegi ainult valitsuse vastu ei saa hakata ega midagi öelda. Selge. Aga väga hea, et sa selle teemaks tõid, et valitsuse vastu ei tohi Hiinas midagi öelda, aga meie üks naaber siis Venemaa on siis tõepoolest tulnud välja väga huvitavate ideedega, kuidas siis ühe maailma kõige suurema terroristi vastu, et mida siis annab teha. Ja ma arvan, et teised riigid tõesti võivad nüüd hakata nende pealt õppima, et kuidas siin elus üleüldse hakkama saada. Kõigepealt juhtus nii, et siis 4, see oli rahvasaadikut, tulid YouTube'i kokku, istusid seal maha ja hakkasid siis rääkima sellest, et nad on ju rahvasaadikud. Neil on olemas see esimene väike see hüppeplats olemas, mille pealt nad saavad hakata ka teisi rahvasaadikuid koguma kokku ja siis mitte siis terroristlikul või vägivaldsel teel Putinist lahti saada, vaid tõepoolest siis hakata ühendama kogu rahvust, vene rahvust, hakkama neile selgeks tegema, mis tähendab üldsegi üks vaba riik, mis tähendab seda, et sa tohid rääkida vabalt, et sa tohid rääkida valjusti ja nad rääkisid seal kõik valjusti. Nad nimetasid kõik need punktid, mida teha ei tohi, mis on kõikidel keelatud ja mida tohib teha ja mida tohib rääkida ja tohib seal YouTube'is seal tõesti kokku tulla, arutada asju, panna Venemaal asjad täiesti teistmoodi käima ja tänu siis rahva poolehoiule, mida nad on võitnud, siis tuleb rahvas välja ja nad võtavad rahumeelselt, võtavad siis Putini lihtsalt maha. Ja see on niiviisi väga paljudes riikides on samasugused olukorrad, kus on kogu võim koondunud mingi väga väikese käputäie kätte. Nad ei hooli üheski konstitutsioonist, ka mitte Eestis. Eesti põhiseadusest absoluutselt ei hoolita. Inimesed ei tohi rääkida valjusti, eriti mitte. Ühel meie tuttaval jälle teda visati sealt YouTube'ist välja näiteks oma sõnavõttude pärast. Just praegu teatas mulle seda. Aga mida siis Eestis teha, et ka Venemaal on valimistega väga suuri raskusi. Aga Eestis on täpselt samasmoodi väga-väga suured raskused, sest et mitte kunagi ei saa ära valitud need inimesed, keda oleks vaja sinna ülesse meil vaja. Meil pole kordagi olnud ühtegi head, normaalset valitsust, mitte kunagi, alates Pätsist alates seal.
mitte kunagi, sest et valimisi viiakse täiesti valesti läbi. Sellepärast Eesti Kodanike Erakond seal YouTube'is, kus ma olen ka üks juhatuse liige, siis me pakume välja isikuvalimised. Täpselt samuti nagu tegid praegu 4 rahvasaadikut Venemaal. Ja isikuvalimised tähendaks siis seda, neid tuntakse. Nemad on rahvasaadikud, eks ole, need 4 inimest seal YouTube'is täna, keda ma nägin ja kuulasin nende saateid. Aga meil on ka vaja üles saada inimesed, keda rahvas kas siis oma valdades tunneb, oma külades tunneb ja saata sinna ülesse. Ja need inimesed siis valida sinna Riigikogusse. Vaat siis me saame muudatused. Ennem ei tule mitte ühtegi muudatust. Ja täpselt samamoodi tahavad seda venelased teha. Ja nende venelaste nimi oli, ma võin üles ütelda ka need nimed, Feigin, Gutkov ja tema poeg tegeleb ka nende asjadega. Nii et siin noored on ka kaasa haaratud sinna Venemaa muutmiskavasse, Illarionov ja Ponomarjov. Nii, 4 nime. Ja nad keegi loomulikult ei kartnud minna sinna YouTube'i, vastupidi. Nad ütlevad, et nüüd nad hakkavad kogu maailmas, Euroopa Liiduga, Ameerikaga, nad hakkavad vahetama infot, kuidas kõige rahumeelsemal teel vabaneda siis nendest juhtidest, kes enam ei kõlba ja kes pidevalt ähvardavad aatomipommiga. Ja seda ma tahangi öelda, et see hirm on vaja inimeste pealt ära võtta. See, et ma ei ärkagi võib-olla hommikul üles, sest et ma olen juba surnud selle aatomipommi rünnaku taga. No, kui paljud inimesed on tänapäeval, kui paljudel inimestel omavad mingit sorti hirmu aatompommide suhtes? Kõik. Tehti üks küsitlus ka seal Venemaal tänavatel, seda näidati ka vahepeal, et enamus inimesi kõik ütles, et ei, aatompommi, ainult mitte seda. Ja järelikult on väga õige hetk 4 rahvasaadikul tulla kokku ja siis päästa Venemaa rahvas selle hirmu käest, aga ka meie oleme selle hirmu all loomulikult. Ja siin on vaja meil kõige paremaid ja targemaid päid. Täpselt nagu need inimesed teadsid, kellega tasub rääkida ja kellega ei tasu rääkida, kes on tõesti teab, millised ideed vabastavad Venemaa ja meil on vaja teada täpselt samuti need inimesed, kes oskavad Eesti rahva vabastada, teha vabaks. Aga näiteks, mis sina arvad siis, mis oleks see hea lahendus ükskõle seda, kui küsida? Ja see on väga hea küsimus. Täpselt samuti meie praegu räägime siin ka loodetavasti siis YouTube'is. Ja meie kutsume ka siis kõiki Eesti inimesi tegema endale selgeks, et kes on siis need, kes on olnud poliitikas ja kes on natukenegi teinud seal mingeid häid asju, nagu näiteks need 4 nime, keda ma praegu nimetasin, kes siis olid YouTube'is ja kes olid siis Venemaa rahvasaadikud, aga teha endale selgeks, et Eestimaal, et kes on neid teinud poliitikat ja kes on võitnud palju asju, nagu ma olen siin paar korda rääkinud ja nimetanud Eesti Demokraatlikku Liitu, kes oli siis enne Eesti Kodanike Erakonda. Me pidime võtma uue nime, sellepärast et kõik väiksed erakonnad pandi üleöö kinni. Sellepärast, et üleöö võeti seal ligi 1000 liiget või mis seal pidi olema seal igal väiksel erakonnal ja jäid ainult suured erakonnad. Sellepärast, et kardeti väikeste erakondade seda konkurentsi arusaadavalt. Ja see on igal ühel selge. Aga uusi ideesid kardeti. Ja väga õige oli 4 rahvasaadikul, sellepärast, et eelkõige tuleb inimesed sellest aatomissõja hirmust vabastada. Sellepärast, et see ongi see, et midagi on siin maailmas väga valesti. Sest me ei tea, kas me homme hommikul ärkame või ei ärka. Ja sellest on vaja lahti saada ja kõikidel on vaja ühendada oma jõud. Ja nagu ma ütlesin, Eestimaal me päris hästi tunneme juba siin inimesi ja me teame,
kes kuidas mõtleb ja kes on mida õppinud ja kes on midagi teinud oma elus. Ja me oskame need saata ja me palume nendel inimestel ka, kes on siin jälginud meie videosid pisutki, et võtta siis ühendust, tulla siis Eesti Kodanike Erakonna liikmeks, lugeda, seal on 6 põhiseisukohta, lugeda need läbi. Ma võin teile ette ka lugeda need seisukohad. Väärt info. Ja, et siis teil pole, võite kohe praegu selgeks endale teha, et kas tasub üldsegi kuulata edasi või ei tasu. Siis Eesti Kodanike Eesti Kodanike Erakond, sõla, mitte EKRE, EKE, Eesti Kodanike Erakond. Nõuame, me olime esimesed, kes seda nõudsid, nõuame erakorralisi Riigikogu valimisi uue valimisseaduse alusel. Ja seda me üpris tükk aega juba tagasi ütlesime. Ja see tähendab, milline on siis see uus valimisseadus. Isiku valimisi, kus siis kogukonnad, vallad, külad saadaksid siis oma inimesi Riigikogu valimistele. Tähendab oma kõige targemaid, paremaid päid. Ja iga maakond tunneb, teab neid inimesi. Me ei saa valida niiviisi, et me näeme ainult ilusat pilti, kellestki naeratavat nägu ja see on kõik, muud me ei tea. Seda peab olema ikka ilusti ikka suhtlema ikka selle maakonnaga ikka ja mitte ei ole lihtsalt, et te elate seal maakonnas, siis saab teda valida. Muidu saab distributeerida, need teatud inimesed saavad distributeerida kindlad inimesed nendel maakondadele, siis siin on õigus neid valida. Nendel peab ikka olema mingi igaüks pakuks välja oma esindajad. Võiksid olla natuke neid tuntud oma rahvasaadikud nii-öelda nagu venelased siin tegid, eks ole. Mitte lihtsalt, et järsku ilmub üks keegi, kellest keegi midagi ei tea. Ei, me peame teadma, mida ta on teinud, kas ta on Eesti rahva huvisid kaitsnud ka oma külas või seal vallas või kogukonnas, jah. Ja siis võtta ära nendelt see üldsegi kõikidelt erakondadelt Eestis, see 5% künnis, seda ei olnud enne Eestis ei olnud siukest 5% künnist, sest see tähendab seda, et ainult kõige rikkamad inimesed pääsevad sinna üles Riigikogusse ja on selge, et kuna nad on suurte korporatsioonide juhid seal, siis ei huvita neid niivõrd Eesti rahva käekäik. On teada ka, miks see nii olnud tehti? On neil mingi põhjus ka, miks nad seda ainult rikkad inimesed asuvad sinna? Näiteks, me eelmine kord rääkisime ka sellest, et miks on niiviisi, et kõige rohkem valijaid on Reformierakonna taga. Ma olen ise näinud Vabaduse väljakul, kui seal rahvale pakuti seal toitu ja väga head toitu pakuti, siis tuli sinna väga suur hulk inimesi kohale. Tühi kõht nõuab seda, et sa läheksid sinna kohale, jooksid seal kohvi, sööksid seal kõiki asju, mis seal laudade peal on välja pandud või siis Reformierakond pakub liikmetele seal mingeid toetusi, aitab neil seal paremaid töökohti saada ja nii edasi. Tähendab, see kõik käib läbi mitte selle, et kuidas Reformierakonna inimesed Eesti inimeste huvide eest võitlevad, on võidelnud, eks ole, vaid kõik on, kuidas nad saavad endale need kõige vaesemate, aga kõige suurema hulga inimesi enda taha, eks ole. Sest et rahadega sa saad kõike osta. Kõik inimesed maailmas, kõik riigijuhid, kõik absoluutselt väga suurte rahadega. See on selge, eks ole. Ja eriti, kui inimene on vaene. No kui inimene on vaene ja siis järsku kuuleb, et Tallinnas jagatakse tasuta hot dog ja siis ta läheb sinna. Läheks otse või arvatavasti sinna. Arvatavasti. Ma olen ise käinud ka mõne teise selle erakonna koosolekul, kus on see tordid, koogid, asjad kõik seal välja pandud ja loomulikult sinna tuleb väga palju rahvast. On aru saada. Ja peale selle 5%
künnise, et kõik erakonnad saaksid, tähendab isikuvalimised juba näitab seda, et kõikide inimeste see biograafia on olemas seal valimiskohtades, kõik on seal kirjas, mida nad on head teinud ja nii edasi. Oleks läbipaistev. Ja oleks täiesti läbipaistev. Mitte ei oleks lihtsalt mingi... Ja kandidaatide kautsjonid ka ära võtta, sellepärast, et kui mõni ei saa sellepärast sinna minna kandideerima Riigikogusse ülesse, sellepärast, et ta on liiga vaene, siis võtame selle kautsjoni ära. Eks ole? Ja muidugi kõigepealt tuleb ära võtta, nagu ma siin lugesin ette, riigikassast saadavad need toetused kõikidele erakondadest, see on üle 1 miljoni. Kõik erakonnad saavad, ka EKRE, kõik nad saavad sealt üle riigikassast, meie enda taskutest, maksumaksja rahadest. Mitte kuskil maailmas sihukest asja ei ole, aga Eestis on. Tähendab, meil on väga palju sihukseid asju, kus meil valitsus lihtsalt julmalt läheb üle igasuguste seaduste, võib-olla nad annavad mingile terroristlikele riigile isegi silmad ette, sellepärast, et nad astuvad üle. Nad isegi ei hakka põhjendama, miks nad midagi teevad, sest pole vaja keegi, neil ei lasta küsidagi sihukseid asju, miks te teete seda, sest et sõnavabadus on piiratud, nii-öelda valjusti rääkida ei tohi. Nii, siis on meil teine punkt, meil on siin 6 punkti, püüan nii lühidalt öelda, kui saab. Tühistada kõik lepped, Eesti Kodanike Erakond ütleb seda siis, mis ei ole kooskõlas Eesti riigi huvidega nagu Rail Baltica, samuti ka tühistada kavatsetava uus Eesti-Vene piirilepe. See tähendab seda, et taheti vahepeal Tartu rahu ära anda Venemaale. Ja ometi see on see alus, mille peal meil Eesti riik üleüldse püsib. Ja see oli ka see põhjus, miks ma tõepoolest kodaniku algatuse korras korraldasin siis liikluse peatamise, mis oli esimest korda toimus Eestis. Mujal maailmas on seda tehtud. Sealt ma seda ka teada olen saanud loomulikult. Sa mainisid, et Rail Baltica tuleks ka siis ära keelata. Tähendab, ta ei too kasumit, mitte mingit, absoluutselt. Ta tükeldab täiesti Eesti, rikub meie kõik need metsad ära, loomade pesitsuspaigad, lindude pesitsuspaigad, kõik ta rikub ära. Ja ometi me näeme isegi, kuidas praegu, kus kõikide toiduainete hinnad tõusevad, kus on väga raske tõepoolest saada mingisuguse, tähendab normaalse hinnaga sa enam ei saagi mingit toitu sealt poest kätte tegelikult. Kas seal Rail Baltica vastu on midagi muud ka peale maavarade hävitamise? Tähendab, seal ju kõik need talud, inimesed aetakse sealt välja, sellepärast, et on väga palju vaja ehitada neid tunneleid, eks ole, kus see rong hakkab siis läbi sõitma ja meid polegi ju tegelikult midagi eriti välja viia, välja arvatud, kui me nüüd tõesti Eesti täiesti tühjaks teeme ja kõik oma kõige paremad need, mis meil on maavarad, need siis koos, ütleme, oma metsaga ja nii edasi, kõik saadame minema. Aga kuidas me ise siis elame, eks ole? Kas sul Elronist ei ole mingid arvamusi milleks? Mul on täiesti eitav ja väga paljud inimesed on protestinud Rail Baltica vastu. Enamus inimesi ongi selle vastu, sellepärast, et Eesti iseenesest ei saa sealt vähimatki kasu. Absoluutselt. Sellepärast, et tohutud kõik need rahad suunatakse sinna Rail Balticu ehitamise peale, need tunnelid ja kogu see infrastruktuur, mis on vaja seal valida, kõik on vaja siis ehitada sinna kõrvale, et loomad päris sinna rongide alla ei jookseks ja nii edasi, tähendab, et see on tohutud rahad lähevad sinna alla ja võib-olla see hakkab, meil polegi siin Eestist ju eriti midagi. Jah, kui me oleks võib-olla Venemaa, kus meil oleks suur Siber käes, siis võib-olla tasuks seal neid puid, eks ole, saata mujale. Sest et ma olen käinud ka nendes Saksamaal ja mujal, kus on tõesti ikka väga palju puid on maha võetud, nii et sa lihtsalt ehmatad ära. Et polegi enam sa kõnnid maantee ääres ja seal pole enam ühtegi puud näiteks. Ja seal polegi tihtipeale mitte midagi ka hingata enam. Sellepärast, et kõik on ära rikutud, loodus. Kui loodus ära rikutakse, siis ju
me ise ka ju sureme, eks ole. Ainult aatompomm pole see, mis meid ära hävitab, eks ole. No jah, eks kui inimesed võtta kõik võimalused ressursside saamiseks nagu metsa, no ümber riigi vaatad, kusagil metsa pole, kusagil poode pole, kusagil maad pole ka, kus kasvatada. Kõik muld on täitsa viljatu. Jaa, absoluutselt. Ja no, kuidas me saame niimoodi vastu võidelda siis? Ja seal ei kasvale enam mitte midagi siukses metsades, eks ole, mis on ära elekter on läinud. Ongi läinud juba, me kõik külmetame, eks ole, jah. No jah, aga tegelikult ma kuulen, et elektrisüsteemi on üsna kerge isegi maha võtta, Nad saavad kohutavaid kasumeid, Eesti Energia. Meeletuid kasumeid. No mulle tekitab ka üsna palju kahtlusi see Eesti Energia. Ma olen tajunud üsnagi mitte väga ausat käitumist, eks ole. Jah, või seda ka. Inimeste suhtes, absoluutselt. Ainult raha, tähendab, see ongi see kuldvasikas. Tähendab, kõik need suured korporatsioonid ja mitte ainult meil, vaid üle maailma on siis kõige suuremad korporatsioonid, siis nad on ühinenud, Rockefellerid, Rothschildid, siis Bill Gatesid ja nii edasi, kes tahavadki sõdasid, tahavadki ära hävitada, siis vähendada seda inimkonda siin maa peal, sest et nad ütlevad, et ei, me ei suuda neid ära toita ja las parem siis olla üldsegi robotid siin, eks ole, inimeste asemel ja kellel ei pea palka maksma. Ja nüüd Bill Gates on kõige suurem omanik, tal on kõige rohkem nagu maad ja ta... Ja tema kunagi nälga ei jää, eks ole, aga kõik teised jäävad. No ta plaanib hakata oma GMO-sid siin kasvatama uuringute järgi, et ja näitab, et on suur talunik, aga tegelikult reostab meie toiduvarud kõik ära, et... Täpselt, aga tea, et ameeriklased, kus on GMO kirjutatud, nemad seda ei söö seda. No näiteks nad lihtsalt saadavad välja riiki. Teistesse riikidesse loomulikult ja siis võib-olla ei kirjuta sinna peale üldsegi või panevad siis mingid väiksed tähed, mida keegi ei märka. Alati on võimalik reeglitest ümber minna. Jaa, absoluutselt. Mingi moodus ikka alati. Ja kui inimene on täiesti näljas juba, eks ole, siis ta sööb ükskõik mida lihtsalt, eks ole, peaaegu. Kui asjad nii edasi. Loodi kõige tervislikumad asja järgi, aga tegelikult see on üles kasvatud mullas, mis ei ole üldse toitaineid ja lihtsalt mingi kõige hullemat sorti väetisegi üle pritsitud, et hakkaks seal midagi ilusat kasvama, aga see näeb küll ilus välja, aga seal ei ole üldse toitaineid. Pluss see on üsnagi mutant taim, mis kahjustab sind hoopis. Ta ei anna sulle midagi, eks ole. Ta lihtsalt tekitab sul haigusi igasuguseid. Ja pluss nii palju, kui meile püütakse selgeks teha, ma olen aru saanud, et püütakse meid kohandada, et õpetada, et me oleksime 60% toituksime süsivesikust ehk suhkrust. Ehk 60%. Ja see on väga kaval nõks, sellepärast, et kõik lapsed ja inimesed armastavad. Ja see reklaami kogu aeg, eks ole, et jälle uued asjad on välja mõeldud. Pluss see ei ole ainult süsivesik, seal on mitmeid jätkusid, kus see on täidetud igast nende roundupide ja nende putukate mürkidega, mis lihtsalt... Isegi. No see on pidev korduvalt immutatud, lõpuks on käes suhkur, mis on igast muid asju sees ka ainult suhkur. Ja nii, punkt 5, nii. Luua oma Eesti Pank ja hakata maksustama kõiki Eestis asuvaid ettevõtteid võrdselt. Kusjuures väikeettevõtted maksust vabastada ja loomulikult see bürokraatia, mis meil toimub, see on juba üle mõistuse tegelikult. Ja Eesti Demokraatliku Liidu juhina siis ma pidevalt põrkusin nende
eriti linnavalitsuse nende bürokraatidega kokku, kes siis lausa valetasid sulle, et ei, te ei tohi siin mitte midagi teha, siin mitte mingeid üritusi, te peate olema seljaga seisma inimeste poole ja nii edasi. Ja siis me küsisime, et näidake, me istusime just Moskva kohviku eest, tol ajal oli veel Moskva kohvik, istusime seal just, näidake meile seda, kus see on kirjas, seda kõike, mida te meie käest nõuate ja ei luba meil teha seal üritusi. Ja siis ta läks muidugi, keeras ringi, pauhti ja läks väga solvunult minema. Ja muidugi ma tean ta nime ka, aga küsimus on selles, et bürokraatia on tohutu võimu enda kätte saanud. Sellepärast, et nad ainult ka kõige suuremate erakondade heaks tegutsevad, eks ole, neid ei huvita ükski teine inimene, neid ei huvita siin mingid seadused nagu sõnavabadus ja tegutsemisvabadus ja nii edasi. Absoluutselt mitte. Nad lähevad lihtsalt inimestest üle, sest et väga kaval on suurendada kogu aeg bürokraatiat. Kui sa seda suurendad, siis sa saad ka oma liikmeskonda kogu aeg suurendada. See ongi see põhjus, miks Eestis on tohutu suur hulk bürokraate, kes ei teegi mingit tööd tegelikult. Ja riigikassa maksab nad kõik kinni. Sellepärast, et see on nendele suurtele erakordadele väga-väga kasulik. Kõik bürokraadid hääletavad minu poolt. Kõikide hääled on minu oma. Tähendab, siin saab igate moodi saab seadustest mööda minna. Ma rääkisin eelmine kord ka, kuidas meid ei lastud hääletada ja oma häält siis nii-öelda, mis ma olin kirjutanud paberi lipakale, siis kasti panna, eks ole. Ja mitte ükski meediakanal seda ei avalikustanud. Seda ma kirjutasin täpselt üles inimese nime, kes käskis mul seda teha ja nii edasi. Tähendab, siin astutakse täiesti inimesest üle. Absoluutselt, ma ei oska öelda, et kus riigis kõige rohkem tehakse, aga me oleme ka ühed viimased siin maailmas kahjuks. Nii, ja muidugi siis, mis tähendab see, et Eesti riigi huvides tegutseda. See tähendab seda, et me ei toetaks, et ta tahab ka teada, mis meil siin kirjas on, et me ei toetaks neid riike, kes on meist rikkamad. Näiteks Kreekat me toetasime siin väga kõvasti ja nii edasi, me ise ei suuda oma inimestele korralikku palkagi maksta. Me ei saadaks neile tasuta nagu ressursse. Absoluutselt. Ja seda ÜRO või vabandust, Euroopa Liit nõuab meie käest. Ja laste alatoitumine isegi toimub siin Eestis. Ja isegi sundüürnike probleem pole veel lahendatud meil. Ja mis on väga tähtis, Ravel, võimaldada noortele alustada oma ettevõtlust ja anda neile talude loomiseks tasuta maad või oma ettevõtte loomiseks, eks ole, kapitali. Näiteks Ameerikas tehakse niiviisi, ma olen Ameerikas olnud ja siis ma uurisin seda asja, et kui sa lähed panka ja tahad oma ettevõtet asutada, siis antakse sulle tõesti raha selle loomiseks. Ja isegi kui seal näiteks 10 pankrotistub nendest ettevõtetest, aga üks läheb läbi, see on ikkagi kasulik riigile. Eestis on ka siin aidatakse, lihtsalt inimene ei tea seda, et seda sükast asja. Et siin on ka mingi, kui on äriidee olemas ja oskad sellest seda nagu illustreerida ja natukenegi sellest rääkida ja tundub, et peab paika ja peab vett, siis antakse mingi 2000 eurot isikule, kes soovib äri luua ja kas sa oled täiesti ise kursis selle või? Olen kuulnud. Ma olen seal töötukassas käinud ja nad on rääkinud, et kui teha koos ka partneriga veel töö sama firma alustada, siis saab topelt seda 4000 eurot ja mingi siuke.
ma arvan, et siis Eesti noored ei jookseks siit nii paljud ei jookseks siit minema. Kui see asi ikka päris nii oleks. Nähtavasti seal on mingisugused... Väga vähesed teavad seda ainult. Jaa, aga miks siis vähesed? No sest nad ei lähe siin, nad lihtsalt otsivad endale uue töökoha, kus jälle sama asi jätkub, et kus nad vaevu suudavad... Sest neil on vaja võib-olla oma perekonda, vabandust, et ma sind katkestan, oma perekonda üleval pidada. Ja kui ta Soomes saab... Ja iseennast ja oma vana mustrit toita, et... Seda ka natukene loomulikult, aga eelkõige tuleb õige valitsus paika panna. Vaat selles on asi, eks ole? Ja sellepärast ma alustasin selle kiitusega Vene rahvaesindajatest, kuidas nemad tegutsesid. Ja see on ainus moodus, kuidas tõepoolest vahetada välja ja saada siis niisugune valitsus paika, kes teenib Eesti rahvast, mida mitte vastupidi, mitte rahvas ei pea teenima, kes seal üleval istuvad. Mitte nad ja ainult ei ammuta väärtuse, vaid nad ka toodavad väärtusi. Ja viimane punkt on siin siis meil viia kõik Eesti lasteaiad, koolid ja kõrgkoolid üle riigikeelele. Ja üldse riigikeel tuleb igale poole, kus on avalik teenistus, seal tuleb nõuda riigikeele oskust, kuna see on meie põhiseaduses. Riigikeel on eesti keel, eks ole? Ja siin pole midagi vaielda. See oleks üsna tore küll, kui... austatakse eestlast, kui niisugust, eks ole? Võib-olla saate tihti veel tundub tänapäeval, et see satub asukohta, kus vähesed oskavad. Ta ei oska üldsegi, jah, isegi mõni seal kohvik või räägib ainult inglise keeles ja nii edasi. Me ei elagi nagu enam üldsegi Eestimaal, eks ole. Eestlasi ahistatakse siin Eestimaal kõige rohkem. Ja tähendab viimane punkt, mis ma ütlen, mis on väga-väga tähtis. Rahaliselt aga hakata toetama ainult eesti keele ja kultuuri arenguga seotud tegevusvaldkondi. Aga keda meie toetame, tähendab, kultuur on meil kohutavalt alla käinud. Tohutult alla käinud. See on võib-olla kõige hirmsam, mis on üleüldsegi Eestis toimunud, sellepärast, et kui meil on niisugused valitsevad ringkonnad seal eesotsas, kelle kaudu siis kultuurkapital maksab ainult nendele suuri rahasummasid või seal aasta pikkusi seal maksusid maksab neile kunstnikele või kirjanikele stipendiume igasuguseid. Ainult neile, kes ei oskagi üldsegi midagi nagu Eestile endale anda, Eesti rahvale mingeid uusi ideid, uusi mõtteid. Näiteks, ma toon teile näiteks Terje Ojaver, see oli nüüd paar aastat tagasi, isegi natuke rohkem vist, kus ma käisin ka üleval siis seal suurel näitusel, mis on siis Vabaduse väljakus ja teisel korrusel. Ma ei leidnud seal mitte ühtegi head maali. Ma väga vabandan kunstnike ees, aga mitte keegi, kriitiliselt, absoluutselt, mitte keegi, mitte midagi olnud pannud. Ja ometi me elame ju kogu aeg ühes ja samas siin. Midagi pole siin Eestis muutunud. Absoluutselt, aga... Miks seal on mõned kunstnikud, kes oskavad oma pigem rohkem ennast reklaamida kui... Võib-olla ja seda ka. Oskavad müüa, oskavad... Seda ka, aga kultuurkapital ei anna niisama raha, kui sa ei ole totaalselt seal valitsuse käpiknukk. Mitte kunagi sa seda raha. Ja siis ainult üks siis kunstiteos oli siis karvane hirmus koletis, kes siis näris inimeste käsi, tampis nende seal kontide peal ja nii edasi, see oli siis Terje Ojaver. Ja tema näitas siis, missugusesse maailma me oleme sattunud ja mis siin tegelikult toimub, sest et me peame teadma, kus me elame, kuidas selles olukorras, kui see olukord muutub väga hirmsaks, nagu näiteks selle aatomipommiga praegu, inimesed ei julgegi enam mõtlema hakata. Nad juba räägivad seda, et
ma kardan isegi magama minna voodisse või oma päeva hakata mõtlema, sellepärast et tulevad väga hirmsad mõtted päeva. Ja muidugi tulevad, kui sa arvad, et see atompomm võib sulle homme juba või juba öösel sulle peale tulla, eks ole, kaeva tulla. Nii et ühesõnaga me püüame teid just veenda selles, et on võimalik tegutseda, aga peab ka kokku hoidma, nagu tegid 4 rahvasaadikut siis seal YouTube'is, seal siis Vene rahvasaadikut ja väga-väga palju hulk inimesi kuulas neid ja väga vaimustatud oldi just sellest, et ei taheta lihtsalt vägivaldset riigipööret, sest siis nad saavad jälle mingi röövli endale või terroristi oma riigi ette otsa. Aga seda ei taha ükski normaalne, eks ole, et minna tappa, saata oma poegi sõtta ja me oleme kõik näinud, mis seal sõjas toimub, eks ole. Nojah, eks kõige parem vahend, kuidas sellise režiimi vastu võidelda, on lihtsalt tuua inimestele tagasi eneseväärikus ja usk enesesse ja et inimesed alustaksid enesearengut, et oleksid võimelised tajuma ja tähele panema, mis maailmas toimub, kui nad sellise standardse eluviisiga elavad nagu keskmine inimene tänapäeval on. Ta ei julgegi üldsegi, eks ole, vaadata, mis toimub kuskil. Ei, tal ei pruugi seda võimekust olla nii vägagi, et no kui ta mõtlema ei hakka, eks ole, oma peaga. Kui ta keha on nii suure stressi all ja nii suure väärkasutuse all, inimene on oma sünnist saati juba, tema keha on väärkoheldud ja ise on oma keha väärkohelnud ja see on just väga palju haigusi on seal ja et kui sellises olukorras inimene lihtsalt on nii meeleheitel, et lihtsalt sellest olukorrast välja sulla, et ta ei tea, ei pruugi eriti teadagi, et ta sellises olukorras on, ta lihtsalt arvab, et see on normaalne ja see on muud viisi elu olla ei saagi. Ja kui teised elavad umbes samamoodi, kõik ümber, eks ole, siis ta ei näe välja pääsu. Ja pluss, kui keegi ümbruskonnast on pisut teistmoodi, kes ei ole nii hullus seisus, siis ta tavaliselt ta läheb kas suureks rünnakualuseks või lihtsalt võetakse temast eeskuju. Ja valitsus, nende käes on ju kõik rahad, mis nad maksudest saavad igalt poolt, eks ole. Ja tähendab, kui valitsus muutub inimlikuks valitsuseks, kes tõepoolest Eesti rahva huvi seab ette otsa ja ei maksa neile vähem palka kui nendele, kes on siia põgenikene või kuidagi tulnud, eks ole. Nendele maksab head palka, Eesti inimesele halba palka, sest et ta teab, et väga raske on kuskilt mingit tööd leida ja nii edasi. Ja kui toimub kogu aeg siuke võõraste eelistamisi ja Eesti inimeste peal tampimine igas mõttes, absoluutselt igas mõttes, ükskõik mis juhtub kuskil, kui on venelase ja eestlasega tegu, siis alati on eestlane süüdi, isegi kui ta on täiesti puhas igasugusest süüst, sellepärast et meie valitsus alati mõtleb, et Eesti inimene ei julge mitte kunagi vastu hakata mitte millelegi ja mitte kellelegi, aga kui rahvas hakkab kokku hoidma, kui me suudame saada need parimad ja targemad, kõige targemad pead ülesse Toompeale, inimesed, kelle heaks, kes töötavad tõepoolest selle heaks, et Eesti rahvas hakkab paremini elama ja paremad võimalused tekivad igasugused ja nad ei varasta korruptsiooniga kõiki rahasid endale oma taskutesse, ei teeni ainult kuldvasikat ja nii edasi, siis inimesed muutuvad ju ka nii kaua, kui nad on alla surutud. Nendel ei ole mingit väärtust, keegi nendega ei räägi isegi mitte eesti keeles.
mis on kirjandusse puutub, näiteks võetakse vene kirjanikke, kes kirjutavad vene keeles, eestlasi sinna ei võetagi absoluutselt, sellepärast, et ei taheta kunagi mingit konkurentsi tekitada mitte kuskil. Ja antakse, kõik rahad antakse just neile, kes kiidavad kogu aeg seda valitsust takka ja nii edasi. Isegi raamatupoed on juba niisuguseks muutunud, nagu ma ütlesin, et kes ennem kui sa saad oma raamatu panna müüki, nõuavad sinu enda käest raha, et sa maksaksid selle eest, et nad üldse võtavad su raamatu sinna vastu müüki. Neid ei huvita, mis raamat see on. Nad keelustavad isegi. Ülevalt poolt Toompealt tulevad keelud alla, et vaat seal näiteks minu enda üks raamatutest, näiteks Märka mind. Me keelustame selle ära, sest seal on poliitikast juttu. Inimesed ei tohi teada, mis see poliitika üleüldse on ja kuidas seda tavaliselt seal üleval pool tehakse. Ma kirjutasin, see raamat on naljaraamat, isegi hakkab suure naljaga peale ja seda nalja kogu aeg seal on sees ja paar asja ma mainin isegi meie poliitikute puhul seal ära. Iga eestlane saab aru, kui ta loeb seda. Aga püüame saada endale parema valitsuse ette otsa. Vaat selles on küsimus. Täpselt nagu tegid rahvasaadikud Venemaal. Õpime teiste käest, kui on keegi midagi hästi teinud. No, võib-olla neil ei tule välja, ma ei tea, aga see oli tubli. Et tuleks need head juhid välja, kes võiks sinna üles tulla. Alguses me peame inspireerima inimesi julgema natukenegi proovima olla juht oma elus. Et meil olekski nagu kandidaate, kes sinna võikski minna. Ja pakkuda välja oma ideed ja küsida julgelt. Ja julgelt. Mis on näiteks isikuvalimised? Mu käest küsiti. Ma kohe seletasin ära, mis need tähendavad. Eks ole? Ja, et julge unistada ja oma unistused teoks viia. Ja muide, küsimused on üks kõige tähtsam asi, mis ongi suht keelatud. Kriitika on ka üsna kasulik. Küsimus on kõige tähtsam, see on isegi tähtsam kui see jutt, mida sa ise räägid. Sellepärast, et küsimus puudutab seda mingit kohta, mida sa pole hästi seletanud. Ja näiteks Kant, üks suurimaid filosoofe, ütles, et küsimus ongi see kõige tähtsam, mida sa pead. Ja hea küsimus. Täpselt nimelt. Täpselt. Kõik on teie kätes. Jah, et ma arvan ka, et seal ikka mõni meie vaatajatest ikka omab küll huvi, et mitte olla palgatööline kellegi teise eluaeg ja saada viletsat palka. No ja, et tihtipeale on nii, et inimene käib pikka aega koolis ja siis kohe peale kooli esimene töökoht, kus ta saab mingi miinimumpalka, et lihtsalt, et taskuraha teenida juhtumisi ta ununebki sinna töö peale terveks eluks. Ja või ta siis põgeneb Soome, kus ta saab normaalset palka. Meil on ju läinud 100 000 inimesi ära. No tihtipeale Soomes on samamoodi, läheb täpselt sama töö peale, ainult pisut tükk maad kõrgem palk. Jaa, täpselt. Aga ta ei pruugi kuigi palju õnnelikum saad Soomes olla. Jaa, sellepärast, et ühesõnaga, kui üks riik ähvardab aatomipommiga kogu maailma, ähvardab, siis tähendab, mille nimel ikkagi, eks ole, et mis on see tähendus ja mille nimel siis tõeliselt tasuks mitte kuldvasikat eluaeg teenida ja siis teiste ees uhkustada, kui palju sul on igasugust varandust, losse, jahte, lennukeid ja nii edasi, eks ole, vaid näiteks millega siis uhkustada sellega, mida sa head oled siin elus teinud. Kas või kedagi armastanud näiteks. Me alustasime siin armastusest juttu ja et kui üks jumal ütleb näiteks, et tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni, siis me ütleme Eesti rahvale täpselt samuti, eks ole. See oli Jeesus Kristus, kes nii ütles, eks ole, Lazarusele, et tõuse üles, võta oma voodi ja mine kõnni, eks ole. Tähendab, ühesõnaga on aeg ärgata. Sellepärast, et muidu on aeg
saada nendest hirmsatest asjadest, valedest juhtidest lahku. Hea aeg pea munnalt välja tõmmata ja julgeda näha, mis ümberringi on toimumas. Ja õppida. Kui ise ei tea, siis vaata ja mõtle, kas nad tegid nüüd õieti või valesti. Ja kui nad tegid midagi õieti, siis alati õpi. Õpi ise, eks ole. Mõnikord oleme meie number 1 maailmas. Ka Eesti on olnud number 1. Ja väga tore. Ma olen väga uhke selle üle. Aga teinekord on jällegi keegi teine, nagu näiteks need 4 rahvasaadikut seal YouTube'is, kes ei kartnud seda, et Putin saadab mingid kõrilõikad neile nüüd kallale ja nii edasi, eks ole. Nad ei karda seda. Ja meie ka ei karda seda. Loomulikult. Sellepärast me räägime julgelt, vabalt, valjusti. Me ei varja oma mõtteid. Me ütleme välja, mida me arvame sellest elust, kus me elame, sest et me tahame tõepoolest paremat elu saada, teha ja me teame, et eestlased on väga andekas rahvas ja neil on väga head juhid olnud, on olnud ja tulevad uuesti. Ja oleks tore, kui Eestis iga inimene saaks juhiks. Ma arvan ausalt, et see on täitsa võimalik, kus iga inimene on omas ettevõttes juht ja iga inimene omab mitu 10-20 ettevõtet aastatega ainult loob neid ettevõtteid ja siis ja kõige tähtsam on, Ravel, kõige tähtsam on see, et kui tal ongi need ettevõtted ja ta saab suure korporatsiooni juhiks näiteks, et ta siis õieti oma rahasid hakkaks kasutama. Oleks soovitus looda, et enamus ikka teist loovad oma ettevõtte tootmast väärtusi, mitte lüpsmas väärtusi. Ja näiteks, kui tuli siis Eesti Vabariik uuesti tagasi, me tegime rahvahääletuse, 100 000 allkirja korjati selle jaoks kokku, nagu sa tead, eks ole, et teha rahvahääletus, kas jääda edasi Nõukogude Liitu või tulla sealt välja. Ja nüüd te näete isegi, kui väga tore see oli, et me sealt välja tulime, sest sellepärast, et praegu on Venemaa number 1 terroristlik riik maailmas. Ja kõik, isegi Ameerika kardab teda. Hiina kardab teda ja nii edasi. Tähendab, väga paljud riigid kardavad sellest, kui tuumasõda algab, siis meist ei jää mitte midagi järgi. Ei jää ka maakerast mitte midagi järgi. Aga me ei taha selle halva sõnumiga lõpetada, vaid kõik sõltub meist endast. Ja eestlased on olnud väga tubli, väga tore rahvas. Ja ma tuletaks meelde, mulle meeldib väga Kalevipoja lõpp, kus Kalevipoeg siis oli seal põrguväravas, lõi oma rusika sinna põrguvärava sisse ja jäigi siis seda saatanat seal valvama põrgus. Jah, ta oli põrguväravas ja ta jäi sinna valvama, et see saatan sealt välja ei pääseks rohkem. Jah, täpselt. Mida see metafoor võib tähendada? Ei, no see tähendabki seda. Midagi väga huvitavat. Ja see ongi seda, et me peamegi olema, me oleme sunnitud isegi olema julged, vaprad ja nii edasi ja valvama, et tõepoolest sealt ei tuleks mingeid aatomipomme sealt nüüd Venemaa poolt, nagu me näeme, et see on tõesti põrgu, eks ole, sest Putin on nii palju kordi juba ähvardanud kogu maailma oma aatomipommiga, eks ole, ja ärme kardame, oleme vaprad, oleme julged, teeme endale õige valitsuse, demokraatliku, vaba valitsuse, teeme selle. Ja me kõik hakkame paremini elama, mida targemaid ja paremaid me sinna ette otsa saame, seda paremini me kõik hakkame elama, kõik. Ma kinnitan, see on nii. Sellepärast, et me ei vali sinna mingist laisvorste või neid petiseid või kes kuldvasikat kummardavad. Me neid ei hakka valima. Me ei hakka valima, sest me vaatame näiteks, ma ütlen teile veel ühe asja võib-olla, et kui tekkis Eesti Vabariik uuesti siin, siis tõepoolest väga paljud suurimad ärimehed, kes Eestimaal oli, nad toetasid Eesti kultuuri, toetasid ka minu raamatuid, tõepoolest, ja kõige suuremad ja tuntumad ärimehed tegid seda.
ja ma olen neile väga tänulik. Ja tol ajal õnneks siis ühtegi raamatut otseselt ei saanud ära keelata, aga nüüd me oleme jõudnud juba sinna, kus meie raamatuid ka ära keelatakse ja nii edasi. Nii et tähendab, kultuur on see, mis kasvatab meie meelt eelkõige, meie hinge, seda kultuur on see. Ja paljud kuulajad, kultuur on meie eestlaste käes. Jah, eestlaste teha. Jah, et mitte teiste teha. Julge tulla oma tavarutiinist välja ja julge areneda. Et julge katsetada midagi uut ja julge unistada ja julge oma unistusi teoks teha. Jah, näiteks kui viimane Pen Klubi antoloogia, mille liige ka mina olen, aga ma ei ole Eesti Kirjanike Liidu liige, sest mind ei võetud sinna. Aga Pen Klubi liige ma olen ja siis see viimane antoloogia, siis kus on 42 riigi kirjanikud seal oma loomingut said panna, ainult 4 luuletust lubati, sest et see oli 42 riiki oli seal. Kõige suuremad riigid maailmas olid selles antoloogia sees ja minu luuletused olid ka seal sees. Ja nii et ühesõnaga väga hea, väga tore, kui keegi ausalt asju maailmas teeb, võtab liikmeteks või lükkab tagasi, eks ole, sest sellepärast, et kui vene inimesi, kes kirjutavad vene keeles, võetakse Kirjanike Liidu liikmeteks, oleks siis öeldud vähemalt mulle, mis siis on valesti tehtud või mida ma olen valesti kirjutanud või mis on valesti, aga ei, mitte keegi seda loomulikult ei teinud, vaid ja üks asi veel, mida ma ütleksin, et kogu maailmas, et õpime eestlased kokku hoidma. Ma olen käinud välismaal Ameerikas, ma olen näinud välismaa eestlasi. Ma olen näinud, kuidas nad suhtuvad ja võib-olla ka eestlased päris hästi ei suhtu, aga suhtume selle järgi, mida keegi on teinud. Ma läksin Ameerikasse, et abi paluda nende käest. Et ma nägin ette, et mis riik siin hakkab tekkima. Sest et ma tundsin kõiki neid poliitikuid, kes seal olid, sest ma juhtisin Eesti Demokraatlikku Liitu, ma olin kõigiga rääkinud, mul ei olnud mingeid kahtlusi selles suhtes, et meil tuleb väga halb valitsus sinna ette otsa, kuna valimised on valed, valesti läbi viidud. E-valimised, see on juba täielik absurd, eks ole, nagu sa tead, e-valimised, eks ole, läbi interneti ja nii edasi. Nii et absurd, täielik absurd, mis on tulnud Eesti riigist, aga me kõik saame seda muuta. Nojah, et see on ainult meie kätes, et kas lihtsalt öelda, et mina olen lihtsalt üks inimene, et mina ei saa siin midagi teha, et mina olen lihtsalt ohver, et lihtsalt või et mul on omad huvid, ma sooviksin teist sorti Eesti tulevikku ja paremat elu ka iseendale, eks ole, sellepärast, et üksinda ei saa, rahvas on kõige kõrgem võim igas riigis. Ja sellepärast tulid nad kokku 4 Venemaa rahvasaadikut. Et nemad ka teavad seda, et Venemaa rahvas on Venemaal kõige kõrgem jõud ja Eestis on Eesti rahvas kõige kõrgem jõud. Ja jätke meelde, et saagu neid palju. Ja kõik koos, ühes koos, sellepärast, et ärme oleme eraldi, vaid ühes koos, sest et koos me oleme rahvas, me oleme tervik. Ja kui sõjavägi läks kunagi, eks ole, Eesti sõjavägi läks Vene vägede vastu ja võitis siis tohutu suurt Venemaad ja rajati Tartu rahu, rajati Eesti Vabariik, siis täpselt samuti püüame hoida kokku igal pool, igas asjas, sest et siis me võidame. Kui me hoiame kõik kokku, ei kadesta hoiame sidet üksteisega, et loome sidet ja hoiame sidet. Ja ärme karda seda sidet, eks ole. Ei ole niivis, et keegi tuleb ja hakkab su taskuid kohe seal tühjendama. Harjutage hoidmas tugevat sidet, et suhelge
ja vahelarvaga on muidugi tore omaettega olla, et iseennast tundma õppida, aga suur osa ajast ikka oleks hea, kui suhtled kellegiga, kellega juuresolekul ei pea kedagi teist teesklema, vaid sa saad olla nii, et sina ise kui olla saad, et kellega sa võid arutleda kõige isiklikumaid teemasid, mis vajavad arutlemist. jah, sest et see ongi see kõige tähtsam asi, et arutlustest tekibki tõde, eks ole? No, et siis saab nendest koormast lahti, kui mõni teema elus on lihtsalt summutab ära, no lihtsalt mõni inimene on lihtsalt nii koormatud mõne teemaga, et ei ole kellegiga arutleda ja ma arvan, et oleks hea, kui igal ühel on oma seltskond ja kellega ka ta saab vabalt lihtsalt arutleda neid asju, et ta saaks lõpuks iseendas jõuaks selgusele. jah, see saaks selguse sellest. jah, täpselt. jah, et julgege olla esimene eeskujulik oma seltskonnas, et ärge lihtsalt oodake kedagi, kes tuleb ja kandikul toob ja midagi teile kätte, tõde. Tõde peab ise taga ajama, eks ole, mis toimub maailmas. Ise peame seda aru saama ja peame takistama kurja, eks ole. Ja Eestimaa on viis, kuidas kurja takistada, on lihtsalt mitte nimetada midagi kurjaks, vaid lihtsalt tegutseda ja võidelda kurja vastu, eks ole, jah. No ütleme, ma ei tea, terrori vastu, sest et Venemaa tuli ju ka Eestimaale kallale ükskord, eks ole, ja meie kooli noored läksid ja noored poisid läksid sõtta, et päästa Eestimaa ja nad päästsid Eestimaa, eks ole. Aga siiamaani neid ei tunnustata, neid Eestimaa kangelasi ei taheta teada isegi, eks ole. Ei saada isegi aru, mis on kangelastegu ja mis ei ole kangelastegu, eks ole, aga mõtleme järgi, mis on õige vapper tegu, eks ole, mis on üldse? Eks töömesi mitu aastat järjest siin paljud inimesed kiitsid neid inimesi, kes sõimasid maskita inimesi, nende jaoks kangelased. Näiteks, jah, täpselt. Mida tähendab kangelane, see on... Me olime viimased, kes seal näitasid ühte välismaa lehte, kus oli kirjutatud, et pandeemia on vale. Inimesed läksid mööda, naersid meie üle. Eks ole, aga see oligi vale, pandeemia oligi vale ju, sest et küsimus oli immuunsüsteemis, mis oli ära rikutud. Praegult on just see hetk inimkonnus, kus kas nad, need, kes soovivad maailma täielikult enda võimuses võtta, kas nad tegutsevad nüüd kohe ja panevad kõik oma kaardid mängu või nad lihtsalt ootavad, kuni inimkond muutub piisavalt taibukaks ja nende meelemärkus on liiga kõrge, et nad juba hakkavad saama aimu, et mis toimub ja siis nad hakkavad tegutsema selle järgi, et ja siis nad kaotavad kõik oma võimu ära ja rahvas tuleb võimule. Aga ennem kui see juhtub, nad panevad kõik oma kaardid mängu. Ehk oodata veel mõndasid kaarte. Ja tuleb üles kelle jaoks Eesti rahvas on kõige tähtsam ja teda tulebki. Selle jaoks nad ongi seal üleval Toompeal, et teenida Eesti rahvast. Ükskord naerdi minu üle ka, et miks ma teen Eesti rahva jaoks niisuguseid tegusid, nagu ma teen. Siis ma vastasin, et see oli üks miilits. Ja ma vastasin talle, et mul on suur au teenida Eesti rahvast ja see on suur au, eestlased, pidage meeles, see on väga suur au, kas oma raamatutes, ükskõik milles, kus sa pingutad Eesti nime. Aga see on ka suur au, tähendab ka, et keegi tõesti saage aru, et elu on tõesti raske ja kui keegi midagi head teeb, siis see on hästi tehtud ja oleme uhked selle üle, kui midagi on hästi tehtud. No näiteks ma ise olen hakanud, viimane kuu olen töötanud loomaaias, Tallinna loomaaias
see on, mul on super hea meel teenida kõiki neid loomi seal. Et ma kõige parem töökoht, mis kodule lähedal ja kõik täpselt käe-jala juures ja, sest et sa teed naudinguga ja sa armastad loomi, tähendab siin tulebki see armastus. Füüsiline töö, ma saan loodusega uuesti suhelda ja väga head kolleegid on seal ja palk ei ole küll suurem asi, aga elab üle ja ma saan omal kogemusi loomadega, kuidas ringi käia. Ma saan oma ettevõtte luua töö kõrvale, et kui mul on soovi ja hakkamist. Ja, aga nüüd me vist rohkem ei tohi teie aega raisata, me peame vist lõpetama. Jah, et täna olite meiega ja me loodame ikka väga, et see kaamera ikka salvestab meil siin, et me niisama tühja seda ei vestinud. Et kohe saab teada kõike kõige paremat. Aitäh!